Michelle, et juttu oleks vähem ja actionit rohkem, siis läheme Apollo kaupluse peale ringi liikuma ja valime välja ka need kingitused, võib-olla mida sa oma lähedastele, oma perele ja sõpradele näiteks välja valiksid siit samast Apollo kauplusest ja kinkekaardid on sul siin, nii et head laristamist. Sa oled vahest ka tuulepea, sa ennem jätsid oma telefoni ülesse. Kui oluline ese üldse sulle telefon on? Väga. Väga. Ma ei suudaks ilma selleta olla üldse. Ma ei suudaks. Aga lähme vaatame noorte kirjanduse üle. Kui me tuleme raamatukauplusesse, siis millised raamatud sind ennast kõige rohkem inspireerivad? Sellised noorte romaanid, ma arvan. Sellised. Actionid kindlasti? Jaa. Armastustemaatilised? Ma olen lugenud ennem tema ühte raamatut ja esiteks juba see ka. Inglise keeles, sa saad inglise keeles lugeda ka täitsa? Jaa. Väga äge. Igapäevaselt, millega sa tegeled siis hetkel rohkem, kas YouTuberina või pigem blogerina? Mis see igapäevane aktiviteet sul hetkel on? Blogerina ja igapäevaselt Instagramis ja niimoodi. Kas sulle pigem meeldib saada kingitusi või teha kingitusi? Mõlemad. Mõlemad on ju? Kas sa tavalised kingitused paned lihtsalt ilusad kotikeste sisse või pigem sulle meeldib ka nagu ära pakkida need korralikult? Ära pakkida. Mulle meeldib väga pühenduda kingitustele. Väga hea. No proovime kohe selle ära. Vaarika ja šokolaadi oma ja on valminud käsitööna. See on väga hea ka. Täpselt nagu jõulude piparkokid. Aga struudel? Oh my god. Ma arvan, mu lemmik on see on täiega hea. See on väga hea ka. Kui armsad näed või? Mis need on? See on tee äkki või? Ma arvan, võtan see Unakaneli oma. Väga originaalne. Väga jõululik. Häid saabuvaid pühi teile nunnukad.